elas kord tibu, kes tahtis kangesti kaagutada, aga ta ei osanud. Ta ainult piiksus, piiks ja oli kurb, et ta kaagutada ei oska. Pärast sa küll nii kangesti kaagutada tahad, küsis kanaema. Eks ikka kaagutamise pärast, ütles tibu. Just kaagutamise pärast ma tahangi kaagutada. Väljast tahtmisest aga ei aidanud ja tibu piiksus kurvalt edasi. Piiks. Kui tibu nooreks kanaks kasvas ja ikka veel kaagutada ei osanud, siis hakkas ta kurvastusest koguni kokutama. Kokk. Mida rohkem ta kokutas, seda rohkem ta kurvastas ja kaagutamisest ei tulnud tal ikka midagi välja. Kukk tahtis teda lohutada ja ütles, ega niisama ei kõlbagi kaagutada asja eest teist takka. Kaagutamiseks peab ikka tõsine põhjus olema. Kuid see ei teinud kana meelt kergemaks. Ta oli endist viisi kurb ja kokutas veelgi kurvemalt kui seni. Kokk. Ühel päeval aga munes ta muna, ilusa, suure ja valge. Ja nii kui see muna tal munetud sai, pistis ta korraga kaagutama. Ta rõõmustas oma muna üle väga ja just selle rõõmu pärast ta nüüd kaagutaski. Koer valvas öö otsa hoolega maja ja heitis alles siis magama, kui päike juba tõusis. Hommikul tulid laudast välja lehm, siga ja lammas. Nad märkasid koera õuel magamast ja astusid tema juurde. Ammuu, ütles lehm koerale. Tere hommikust! Reh, ütles siga. Hommikust jah. Mää, ütles lammas. Koer küll kuulis seda kõike läbi une, oli aga nõnda väsinud, et ei teinud teist nägugi. Ammuu, ütles lehm. Missugune ebaviisakus. Reh, ütles siga. Just nagu tummaks jäänud. Mää, ütles lammas. Koer lõi korraks silmad lahti, keeras aga kohe teise külje ja magas edasi. Ammuu, ütles lehm. Igavene seanaha vedaja. Reh, ütles siga. Igavene lambapea. Mää, ütles lammas. Nüüd ajas koer ennast istuli, haigutas korraks ja hakkas siis seletama. Au. Selle peale aga tormasid lehm, siga ja lammas hirmuga õuelt minema. Alles kaugel karjamaal jäid nad lõpuks seisma. Ammuu, ütles lehm. See koer ei mõista ju mõistliku looma moodi rääkidagi. Reh, ütles siga. Haugub nagu koer. Mää, ütles lammas. Kalkun oli iga päev hommikust õhtuni hirmus vihane ning kui ta öösel magades und nägi, siis oli ta vihane isegi unes. Ei tea küll, miks kalkun alati nii hirmus vihane peaks olema, arutasid kanad. Et see viha tal ka ükskord otsa ei lõpe. Võib-olla on tal vaesel kops üle maksa läinud, arvasid pardid. Kui kops üle maksa läheb, muutub igaüks vihaseks. Ah, mis, ütlesid haned. Ta on lihtsalt edev. Ta tahab ilus olla ja vihastab sellepärast, et lott läheks lõua all punaseks. Lõpuks kõndis Kukk kalkuni juurde, et tema enda käest asja järele uurida. Kuule, kalkun, ütles Kukk. Räägi ausalt ära, mis pärast sa õieti vihane oled? Mul on süda täis, ütles kalkun. Mis asja see süda sul täis on, imestas Kukk. Eks ikka viha, ütles kalkun. Mida siis muud? Sa katsu viha välja valada, andis Kukk nõu. Kui viha on välja valatud, peaks süda kergemaks minema. Kalkun mõtles järele. Õige mõte, hüüdis ta siis ning hakkaski otsekohe oma viha Kuke peale välja valama. Kukk sai kalkuni käest kõva nahatäie, nii et kogu õu oli ta sabasulgi täis.
aga kalkun oli ka pärast seda ikka endist viisi vihane. Küülikul oli väga palju poegi. Kord juhtus lehm küülikupuuride juures rohtu nesima. Ta astus lähemale ja ütles Küülikule. Kuule, Küülik, need pojad lähevad sul küll vist alatasa segamini. Miks nad peaksid mul segamini minema, imestas Küülik. Sa vaata ise. See on see poeg ja 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 see on see poeg. Aga nad on ju kõik ühteviisi valged, ütles lehm. Mis sellest, ütles Küülik. Sa vaata hoolega. See on see valge poeg ja 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 see on see valge poeg. Tegi lehm. Neil on ju kõigil täpselt ühesugused punased silmad. Minu meelest peaksid nad küll segamini minema. No vaata siis veel kord, ütles Küülik. See on see valge punaste silmadega poeg ja 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 see on see valge punaste silmadega poeg. Kuid lehmal läksid ikkagi kõik Küüliku pojad segamini. Nojah, ütles ta minema hakates. Minu elu on ikka palju kergem. Minu vasikasilmad pole üldsegi punased ja ta pole üldsegi mitte valge, vaid hoopis musta-valge kirju. Niisugust vasikat juba teistega naljalt segamini ei aja. Ühel päeval läks kassipoeg välja kõndima ja sai teiste loomalastega kokku. Mis te küll ometi kõik olete, küsis kassipoeg teiste loomalaste käest. Mina olen varss, ütles varss. Mina olen vasikas, ütles vasikas. Mina olen tall, ütles tall. Mina olen põrsas, ütles põrsas. Mina olen kutsikas, ütles kutsikas. Väga tore tuttavaks saada, ütles kassipoeg. Tõesti tore, ütlesid teised loomalapsed. Aga kes sa ise oled? Mina olen kassipoeg, ütles kassipoeg. Seda muidugi, ütlesid teised loomalapsed. Eks me ju kõik ole kellegi pojad. Varss on hobuse poeg ja vasikas on lehmapoeg ja tall on lambapoeg ja põrsas on seapoeg ja kutsikas on koerapoeg. Kuid kes sa ikka ise päriselt oled? Seda kassipoeg ei teadnud. Ta jooksis ruttu tuppa kassiema juurde. Ütle, kes ma päriselt olen, küsis ta kassiema käest. Sa oled kassipoeg, ütles kassiema. Seda muidugi, ütles kassipoeg. Eks ju kõik ole kellegi pojad, kuid kes ma ikka ise päriselt olen? Sa oledki päriselt ainult kassipoeg, ütles kassiema. Sellest pole midagi. Kui sa suureks kasvad, siis saab sinust ikkagi tubli kass. Kas tõesti, oli kassipoeg üllatatud. Loomulikult, ütles kassiema. Varsast saab hobune ja vasikast saab lehm ja tallest saab lammas ja põrsast saab siga ja kutsikas saab koer. Aga sinust saab tubli kass. Kassiema jutu peale muutus kassipoeg rõõmsaks. Ta jooksis kiiresti õue tagasi ja rääkis teistele loomalastele, et temast kõigele vaatamata ükskord ikkagi tubli kass kasvab. Ühel ööl nägi hobune imelikke unenägusid. Kõigepealt nägi ta niisugust und, et ta oli üleni pronksist ja seisis kõrge samba otsas. Ja ratsanik, kes tal seljas istus, oli samuti üleni pronksist. See oli väga painav unenägu, sest hobune ei saanud ennast üldse liigutada. Hea meelega oleks ta samba otsast maha hüpanud ja natuke ringi jooksnud.
Ta pingutas ennast kõvasti, kuid ei suutnud sellest hoolimata astuda ainsatki sammu. Kui see hull unenägu lõpuks ära lõppes, oli hobune lausa õnnelik. Ja siis hakkas ta järgmist unenägu nägema. Nüüd ei olnud ta enam pronksist ausamba hobune, vaid väike puust kiikhobu. Üks pisike poiss istus ta turjal ja muudkui kiikus temaga edasi-tagasi. Hobune tundis kanget soovi eemale kauguste poole tormata, kuid sellest ei tulnud ka kõige parema tahtmise juures midagi välja. Ta kiikus vaid edasi-tagasi ja ei pääsenud üldse paigast. Ka see unenägu ei meeldinud hobusele sugugi. Varsti aga nägi ta veel kolmandagi unenäo. Nüüd polnud ta enam üldse mingi hobune, vaid hoopis traktor. Põrinal puristades sõitis ta mööda põldu ja vedas atra enda järel. Ta muudkui kündis ja vaod tulid ilusad ja sirged välja. Kui terve suur põld küntud sai, ärkas hobune üles. Tal oli hea meel, et ta nii tublisti tööd oli teinud. Mis sellest, et traktorina ja ainult unes? Ning ta hüüdis rõõmsalt. Ihahaa! Kukk lendas aia peale ja hüüdis. Kikeriki! Teine kukk hüüdis vastu. Kukkeleegu! Valesti hüüad, ütles esimene kukk. Kikeriki! Ise hüüad valesti, ütles teine kukk. Kukkeleegu! Konn kraavi kaldal kuulis kukkide hüüdmist pealt. Kumbki teist ei hüüa õigesti, ütles ta. Õige hüüdmine käib sedaviisi. Krooks, krooks, krooks. Varesmaja katusel kuulis seda kõike pealt ja hüüdis. Vale puha, mitte krooks, vaid hoopis kraaks. Mitte krooks, vaid hoopis kraaks. Kraaks, kraaks, kraaks. Vahepeal oli ka teine vares metsa poolt lähemale lennanud. Valesti hüüad, hüüdis ta nüüd. Kuulake kõik, kuidas õigesti tuleb hüüda. Vaak, 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 vaak. Kikeriki, hüüdis selle peale esimene kukk. Kukkeleegu, hüüdis teine.